No sport on selline täpne numbrite mäng, samamoodi nagu teil ilmselt ajakava. No kas see tõesti vahel nagu stressi ei vii, et kõikide asjade jaoks on väga piiratud aeg ja vahel tahaks nagu, et seda vedru kuidagi nagu lõdvemaks lasta? No eks ikka on, neid stressifaktoreid on ju ametis ju palju, väljast võib-olla ei paistagi, aga teinekord ajab stressi see, et ei ole aega, et asjadesse süveneda ja see võib-olla tulles teadusmaailmast on see võib-olla kõige raskem, et sa pead usaldama neid lauseid, mis sul on ette antud ja öelda, et need asjad ongi nii, et pärast kontrollid mõnikord järele, asjad päris nii ei ole. Et see nagu tekitab stressi, et sul lihtsalt ei jätku aega selle jaoks, et olla võimalikult hästi ette valmistatud. Aga kuidas teil on olnud? Kas on vahel selline moment olnud, et mingi päev on selline, et ei jõua või ei taha või ütleme, võib-olla on tervis ka natuke kehva, et lihtsalt canceldate kõik asjad ja võtate selle vaba päeva ja öeldakse ju, et miskit ei juhtu sellega või siis tahtejõuga nagu teete ikka kõik ära? Ma püüan võimalikult vähe tühistada asju, et mitte petta, kuigi paar korda on ette tulnud, aga ka see kuu on olnud selline. Ma siin 3 nädalat tagasi oli mul 2 triipu ehk siis COVID ja peale seda tuli veel mingi infektsioon, samal ajal pidi sõitma mööda maailma ringi, pidama kõnesi, 10 presidenti olid Eestis, pea lõhkus meeletult. Aga sa ei saa ju öelda, et kuulge sõbrad, tulite siia küll, aga mul pea valutab, et ma olen pikali. Nii et tuleb vastu pidada, eks see muidugi jätab jälje arusaadavalt, aga seda tuleb arvestada, seda ametit pidades. Siis tuleb meenutada seda head lauset, et mis ei tapa, teeb tugevamaks. No kui see on, see võib-olla kehtib siis, kui 30-40 aastat vana, aga kui sa lähened 70, siis ilmselt kui tapab, siis tapab ja nii ongi.